Tere tulemast, kallid sõbrad, täna me vaatame 10 parimaid laulu eelmisest aastast. Täpsemalt siis loevad need, mis oli tehtud Eesti artistidega. Selle parim, ma saan aru, ei saa olla objektiivne, aga need valitud laulud on siis minu lemmikud, mis tähendab minu arvates parimad. Seega sooviks, et teie ka avaldaksite siis enda arvamust ning andke mulle teada siis kommentaarides näiteks, mis oli teie jaoks top 3 eelmisel aastal. Ise alustasin ma jazzmuusika mängimisega juba 3-aastasena, aga päris produtseerimisega ning siis muusika tegemisega tegelen juba paar aastat. Ja sellepärast ma võin siis rõhutada pigem musikaalseid aspekte ja vahepeal mulle võiks mingi laul meeldida ainult ühe väikse momenti tõttu. Väga sügavalt teooriasse ma ei lähe, ärge muretsege, aga siis katsetan teile seletada, miks mingi laul mulle millegipärast meeldib. Nii et võtke külmkaapist mango, valge endale klaas vett ning nautige top 10 Eesti laule 2020. Liis Lemsalu ja Räkiti lugu Magatväe alustab minu aasta parimate laulude listi. Trummi kick pattern hoiab selle rütmi nii, et lihtsalt kogu laulu käigul tahaks varbadega lihtsalt koputada põrandale. Räkiti kindel ja äratuntav hääl ja räppimise viis on nagu tavaliselt kõrgel tasemel, ta on Eesti üks parimaid räppareid põhjusega on ju. Ja Liisi üleägedat meloodiat refräänis on see koht, mis tõmbasid minu tähelepanu. Nimelt refräänis tavaliselt kasutatakse siis 1., 3. või 5. aste, aga siin kasutatakse siis 9., 10. ja 11., mis kõlab natuke minu arvates huvitavalt. See käik. Ja outros oli see päris kummaline akordide vahetus, mis oli päris ootamatu, aga kõlab jumala hästi. Räppari PK 3. täispikkune album Dress Sexy at My Funeral ilmus sel suvel ning mul lemmiklaul sellest albumist oli Layers. Selline new school beat, need syntesaatorid laulu alguses kohe huvitavad kuulajaid ja siis PK's hüpped inglise ning eesti keelte vahel on see, mida mina näiteks soovin rohkem kuulda lauludes. Minu arvates see kõlab väga hästi. Ainult käsi, mis teeks lugu isegi paremini, on see, kui see oleks veits pikem. Aga teiselt küljelt vaadates, replay value on siis suurem. Hiljuti tal ilmus uus lühialbum Wet Dreams and 911 Calls, nii et minge kuulake seda. Aga pärast videot. Come on! Nublu uuem album Cafe Cosmos tuli aasta lõpus detsembris ning oli kõikjal chartides, Spotify's, raadios. Vaikus on valus on minu lemmiklaul sellest albumist, sellepärast see beat mulle meenutab stilistikat, mida kasutaks näiteks J. Cole, Ari Lennox ning üliüldiselt see meenutas mulle Jack Harlowi lugu Tyler Hero. Sel aastal Nublu ainult pani järgmise käigu oma singlitega 1-2 kuradi latino beat Universum ning ka oma jäätisega. Kiroti ning Baby Lucy collab tõi aasta kõige energeetilisemat ning jõudurohket tracki. Klaveri-based instrumentaalid ikka võtavad tu südames kuskile endale mugavat kohta. Alguses need noodid kõlavad väga out of place, aga kui tegelikult beat juba algab, siis kõik on paigas. Olen kuulnud teistelt, et kui Kirot jätkab samas vaimus, siis temalt oodatakse päris palju. Millega mina olen ka ise väga nõus ning sellel uuel aastal sooviks ka saada Andruse uued albumid. Come on! Grete Paja ning Pluto ühine looming produtsendiks on Kevin Niglas ja see on selle suve banger. Selline banger, et ma tol ajal tahtsin siis teha remixi enda versiga, aga ma ei tea mitte Muffigi copyrightist, nii et ma tol ajal väga ei soovinud tegeleda siis illegaalselt, aga kui imeliselt nende hääled klapivad ikka kokku refräänis ning Pluto laulmine / räppimine on see new school sound, mis mulle väga imponeerub. Ning arvestades siis üle 700 000 kuulamisi ainult Spotify's ma ei ole ainuke, kes niimoodi mõtleb. Klubi banger jääb selliseks mitmeks aastaks kindlasti.
Ooh, we have a little bit of a change of pace here. As the next song is in English, it only makes sense for me and even a little bit easier for me to talk about it in English. Yasmin's EP Illusions came out in March, and from an overall impressive project, Devil's Work is the song that I put into my playlist the first time I've heard it. Oh, the enchanting reverse instrumentals. Good God, you just transcend time and space and you end up in some kind of an underworld with tremendous melodic vocals and an abundance of flows that keep your attention throughout the entire 4-minute song. Also, pay your attention how she's harmonizing her back vocals. It sounds like an entire orchestra is like behind the track, whereas only her voice is making it sound so massive. Absolutely top class. Elerin Tiit enda lauluga Viking võtab minu listist 4. kohta. Choppy, aga melu, instrumentaal ning Elerini uisutamine selle peal muutuvad huvitavaks iga kord, kui sa seda kuulad. Nagu öeldakse, it just grows on you, mida rohkem sa kuulad seda. See, et ma kuulsin selle laulu kõikjal, kas piljardis või kaubanduskeskuses, võtab natuke selle loo maagiat ära. Mulle üldse ei meeldi kuulata muusikat taga taustana, sest see võtab nii palju ära. Aga see on juba teine lugu mingiks teiseks päevaks ning sellega ma praegu ei alusta. Aga Elerin Tiit, lugu Viking, ma olen kindel, et olete seda kuulnud. Number 4, No Questions Asked. The absolute best English track from last year that I've heard from Estonian artist is named Jose by Mick Moon and Yasmin. With the latter's vocal melodies just completely blowing competition out of the water, and apart from the Jose screams, which I didn't personally enjoy, the rest of the 5-minute long track is an absolute enjoyment to listen to. Beat drops are among the best in the game right now in this genre, and Mick Moon comes through with an awesome new school sounding verse which adds to the overall diversity of this masterpiece. This vibrato and the tonic minor 7 to dominant 7 chord progression really reminded me of the Travis Scott Sicko Mode first beat for some reason. The style is completely different, but it reminded me how it sounds, I guess. In overall, absolutely astounding track. Selle aasta üks parimaid räppareid Pluto tegi koos Helezaga tema singli OD ning halvad asjad esimene sõna eest ära. See truumide järgnus, mis on siis latino beat. No, mulle see väga ei meeldi. Ma tean, et klubi jaoks see sobib väga hästi. Ma tean, meil on praegu -20 kraadi väljas ning millised latino beats kuradi sobivad meile. Aga vaatamata sellele see laul on fenomenaalne. Pluto sõnumid, kuidas ta neid saadab ning see meenutab mulle üldse väga nagu, mis praegu teeb Ameerikas The Kid Laroi, kes on ka 17. Eesti laulu 2021 poolfinalist Heleza tuli ka sellele loole teise versina ning tema kõrge hääl ka lisas sellist individuaalsust ning nende hääled töötavad üli perfektselt. Ning kas me saame rääkida sellise trummide switchist, mis oli laulu keskel? No miks peab kestma mingi 10 sekki? See on kõige parim hetk sellest laulus, aga see lihtsalt mingi 10 sekki, võib-olla isegi vähem. Ma usun, et kui seal oleks mingi third verse, ma tean, et laulud praegu muutuvad selliseks, et võib-olla 10 aastat tagasi keskmine kestvus oli umbes 3 minutit, võib-olla isegi 4. Praegu laulud lähevad nii või, et keskmisel nad kestvad mingi 2 minutit, võib-olla isegi vähem. Aga kui sellel laulul oleks mingi third verse, kas näiteks Pluto oma või keegi tuleks, näiteks mina, tuleks guest verse'ina, siis ma usun, et see oleks üks parimaid lauladest lihtsalt maailmas. What could have been? Ning võitjaks on päris uus laul, aga milline laul see on? Wingman. Üks kõige tuntumaid Eesti youtuberid Andrei Zevakin koostöös Plutoga tegid selle aasta lihtsalt top klubibängerid. Selline memorable gitari intro, väga omapäraselt hea flow versides,
trompetid teise verse lõpus ning energilised trummid, mis on ainuke asi, mis mind häiris just tausta muusikana on võib-olla see, kui ma kuulasin seda esimest korda, siis ma sain aru, et seal on ainult 2 akordi, aga mis ma võin sellega teha? See ei ole jazz-muusika, on ju. Nii et pärast, kui ma kuulasin seda veel ja veel, see ei häirinud mind üldse, sellepärast see viis on nii catchy ja see on nii hästi tehtud, nii et ma enam ei pööranud selle peale tähelepanu. Nor should you. Ja vot niimoodi me lõpetame. Ma loodan, et see mango on teil ära söödud, see klaas vett on teil ära joodud ning suur aitäh teile. Kirjutage palun kommentaarisse ka teie top 3 eelmisest aastast. Kui te viitsite, siis te võite kirjutada kas top 10 või top 20 või top 100. Mul oleks huvitav neid kõike lugeda. Aga suur aitäh teile taas kord ning kohtume taas.